sõjatahe ja surmatung on eestlastel. Just see sõjatahe ja surmatung on nii nagu tugevaks läinud, et inimesed nagu tunnevad, et ennast hästi end puusärgis, mingis kastis. Juba elavana peab ta seal kastis olema, ega ta muidu rahu ei saa, ta muidu ei saa hingatagi. Et mina arvan sellega, et see on lihtsalt surmatungi väljendus. Ei jõua ära oodata, millal saaks kasti, ronib kohe kasti, nii kui kasti näeb. Tervitus eurooplased, siin Aafrika, me oleme Hutu ja Tutsi shows, meil on täna juubelisaade, siis me tähistame Rwanda vabastamise aastapäeva ja peale selle on meil väga palju kultuuri, ühiskonna, poliitika ja homoseksualismi alaseid uudiseid. Stuudios on Reimi Loel Euroopast ja Eestist. Täpselt Eestist ja see on üks Euroopa asuma, kus inimesed kannatavad ja mina olen vabastatud Ugandast, töötan siin spetsialistina. Ja täpsemalt öeldes küll on sedasi nüüd, et meil siin kannatuste maal siin nüüd, Euroopa koloonias Eestis, et siin küll räägitakse, et see 30 aastat tagasi, mis seal Rwandas oli, et mitte ei olnud Rwanda vabastamine, see oli genotsiid. Tegemist on eksiarvamusega, aga kuna eurooplased on lollid, vägivaldsed, ja teinud inimkonnale väga palju kurja ja nad on läbi ilmbunud valge mehe süüst, siis ei ole mitte midagi imestada, et sitta näost välja aetakse. Milles siis seisneb genotsiid, palun selgitage? Ma ei oska nüüd täpselt öelda, kas see... Keegi ei oska midagi seletada. Inimesed vabastavad oma maa belglastest, nende käsilastest, igasugustest ilguritest ja pervertidest. Aga kas see 6 miljonit tutsit, et see nagu siis allavetmist lasti, et seda peetakse silmas? No see on järjekordne vale. See on mingi Euroopa kultuurilegend, et alati kui keegi kuskil kohe 6 miljonit. Ei ole, iga inimene ei saa 6 miljonit palka, iga auto ei maksa 6 miljonit ja iga vabastamine ei too kaasa 6 miljonit laipa. See on absurdne, idiootlik möla. Kui ma veel kuulen korra seda 6 miljoni paska. Teeme nii, et ei kuule. Teeme nii, et ei kuule. Lähme parem selleni, et vaata tegelikult, kui siin nüüd seda genotsiidist rääkida, et ma ei tea, aga see, mis seal praegu nagu Palestiinas ja Gazas toimub, kas see on genotsiid? Muidugi on genotsiid. See on täielik genotsiid, seda teevad valged mehed, see on genotsiid. Kui Aafrikas teevad Aafrika mehed vabaduse asja, siis see on vabadussõda. Aga kui mingisugused valged kärsad notivad 11 karjade kaupa maha, puhas genotsiid. Et ühed semiidid notivad teisi semiite. Absoluutselt, semiidid on valged, mustad nad ei ole. Ja mõlemad valged notivad valged. Võivad olla lillad. Semiidid notivad semiite. See ei tee neist veel mustasid. Lilla valge on valge, eelkõige valge. Ja sealt see genotsiid tuleb, see on valge mehe süü. Loomulikult nii on. Tapeti armeenlasi, mitte 6 miljonit, vähem, aga näed, väga piinlik lugu, valged tapsid valged. Ja see on genotsiid. Ühesõnaga, et see on nagu europiitsa rassi süü. See on jah selline Euroopa kultuuri omapära, teha pahasid asju. Meil näiteks Aafrikas tehakse ainult täid asju ja vabadust. Aga on ju selge, et Palestiinas mingit vabadust ei tule. Võid kõik maha tappa. Ikka ei tule vabadust. Aga meil Aafrikas lahendad probleemi ja kohe on vaba. Euroopas ei ole ühtegi vaba riiki. Eesti näiteks on koloonia, aga meie näiteks ei ole koloonia, me oleme vaba riik. Ja. Saksamaa on koloonia, Ameerika koloonia, Inglismaa on Ameerika koloonia. Euroopa ei ole suutnud oma kolonialismi ikkest vabaneda, ägab selle all ja selle asemel, et võidelda kolonistidega, et viia läbi korralik vabadussõda, tapetakse 11 vastamisi. Aga ometi ju, et ükskord notita need 6 miljonit kolonisti maha ju. Aga need ei saadud vabaks, Ei ole seal kindel, et notiti esiteks, mina ei ole seda näinud ja kui ei tekkinud vabadust. Statistika valetab. Valetab. Kui on laibad, peab olema tulemus. Kus see tulemus on? Ma ei näe tulemust, mingit tulemust ei ole. Meil Ugandas on tulemus, me oleme vabad. Aga Euroopas,
võite notida 6 miljonit, 60 miljonit või 600 miljonit vist ei ole. Aga kui tooksite sisse veel igasuguseid turiste ja kadjakaid ja kõik maha tabaksite, saaksite 600 miljonit kuidagi kokku. Siis oleks see lage orjastatud maa, aga vabadust ikka ei oleks. Vabadus on hinge omadus. See ei ole niimoodi, et lihtsalt laamendad, tõmbad valge fosforiga üle ja nüüd on vabadus. Ei ole nii. Vabadus on tunnetatud paratamatus, mitte valge fosfor. Aga inimesed ei jõua tunnetatud paratamatuse dogmani, selle püha tõeni. Siis mitte midagi ei ole teha, rohkem tuleb Marxi lugeda. Tuleb tunnistada, et järjekordselt on aafriklastelt palju õppida. No, loomulikult on õppida. Meie ei löö kunagi 6 miljonit kasti. Kongos juhtus kogemata, see ei olnud niimoodi plaanis. No lihtsalt Kongo mehed saad aru, ega nad ju päris normaalsed ei ole. Sageli tarvitavad alkoholi, sageli käivad tööl. No ei ole normaalne. Nad teist on lõuna pool ka, nendel temperamentsemad lihtsalt. No pingutavad üle, ega nad paha pärast. Nad tahtsid ju vabaks saada. Ja natuke vabamaks said, seda tuleb tunnustada, ilma asjata ei rabeletud, aga ei tulnud hästi välja. Läti Vabariik ei tulnud ka hästi välja, seda ikka juhtub. Jah, nii ta on. Aga mis meil siin Euroopas ka oli praegu nagu sellised muud sellised aktuaalsemad teemad on uudised, et muideks üks uudis, mis on, et mis haakub ka sellesse Palestiina genotsiidi teemasse ja sinna, et siis tegelikult Hispaania tunnustab Palestiina riiki. Kas see, kui Hispaania tunnustab Palestiina riiki, kas see teeb palestiinlased vabaks? Vaata, jõuame selline, et see oli, mis oli mitte Prantsusmaa, vaid see teine riik, siis mis ta oli, Portugal, ei Hispaania. Hispaania tunnustab Palestiina. Ühesõnaga üks koloniaalriik, jah. Kel ei ole mingit väärikust, kel ei ole vabadust, kel ei ole mõistust. Mis solkida näost välja? See puudub igasugune tähtsus. Kõigepealt tuleb saada vabaks, siis sa räägid enda juttu. Kui sa oled mingisugune orjariik, kamp mingisuguseid kõlupäid, kes saab piitsaga üle küüru, sellise juttu ei saa tõsiselt võtta. Ta võib tunnustada, ta võib mitte tunnustada. Sama nagu mingisugune kärmane koer köhib nurgas. Mis tähtsus sellel on? Ta ei ole, põhimõtteliselt ei ole süüdi. Täiskasvanud vaba inimene on süüdi. Ta vastutab oma tegudest, aga ori ei vastuta. Ja selles mõttes see jutt ei maksa mitte midagi. Sellepärast peabki orjal peremees olema? Jah, aga teine võimalus on see, et vabadussõda. Ongi, orjal on 2 võimalust. Kas on peremees ja on vabadussõda ja ei ole enam peremees. Kus need tutsid on siis need? Aga kas ori tahab üldse vabaks saada, äkki tahab ise peremeheks saada? See on, jah, see on sageli, see on niimoodi. Aga niisugune vägivaldne ori, kes oma sajoob elab välja teiste orjade peal väikese raha eest, hästi väikese raha eest, piinlikult väikese raha eest sageli. Ei ole normaalne inimene, see on lihtsalt müüdav närakas. Aga me ju palju kannatunud eestlased, me ju teame, et meie hulgas on palju selliseid olnud, olid juba mõisa ajal. Olid. Ja kes siin ka ju kõik mõtlesid, et kui nad on mingid kopjad ja see ongi see, et meil ka olid, aga enam ei ole. Aga teil vastupidi olid, on ja ei tahaks küll olla prohvet, aga on jäänud muljed jäävad. Ja siis nemad mõtlesid sedasi, et kui nad saavad teisi eestlasi rõhuda ja peksta, et siis nad on vabad. Otse vastupidi. Isand on vabast, isandal on rohkem vaba aega, tema ei pea enam orjasid peksma, orjad teevad seda ise. Loomulikult, vabaduse element on, aga see vabaduse element on väga vales kohas ja seal, kus teda isegi ei tohiks olla. Et mitte igasugune vabadus ei ole hea. See, kui ori annab oma vabaduse nagu isandale, see on halb. Otse vastupidi, isanda vabadus tuleb endale võtta, see on hea. Jah, praegu pigem on ka sedasi, et pigem on ka ikkagi praegused meie need kohalikud kupjad ega need ka ju hea meelega peksavad seda meie orjarahvast ja mõtlevad, et on vabad. Jah, mõtlen, et siin vabaduse ja ausambast ei piisa. Lihtsalt on vaja ikkagi, on vaja tegutseda, on vaja probleemid lahendada, e-valimised ja elektrituulikud ja kõik see on lihtsalt asendustegevus. Jah, ja eriti kui veel sedasi, et tunduvad, et need vabadussambad ja need, mis igale pole püstitatud, et need on isandate poolt püstitatud ja need on ju vaata sellised nagu need Egiptuse obeliskidega
kuju sarnased ja... Egiptus oli orjanduslik riik, absoluutselt. See, et ühes orjariigis on teise orjariigi sümboolika tarvitusel, see lihtsalt näitab ühte asja. Selle orjariigil ei ole endal nii palju vaimset võimekust, et oma sümbolid välja mõelda. No, aga orjad ei püstita ju kunagi mingid sellised ju sümbolid, ikka isandad püstitavad. No, ja need isandad ka ei ole vähemalt vaimus vabad. Miks sa pead tegema Egiptuse sümboli? Oled sa kunagi teinud mõne Egiptuse sümboli? Lihtsalt vaba hetk, mis ma nüüd teen? Ma nikerdan siin savist endale väikse Egiptuse sümboli. Mõteta, mina ei ole kunagi teinud mingid Egiptuse sümboleid, ei ole teinud Mongoolia sümboleid, veel vähem mingisuguseid Ameerika või Coca-Cola sümboleid. Jälk, ei tee sellist asja. Mina arvan, et need olid isandad, kes ikka siukseid asju teha käsivad. Ma arvan, et inimesed on ikkagi, on lihtsalt niivõrd nagu mõtlemisvõimetud, nad lihtsalt teevad seda, mida tehakse. Vaatavad, näed, seal tehti selline asi, ma teen ka sellise asja, nüüd siis midagi toimub. Tegelikult midagi ei toimu, toimub lihtsalt vaimne mandumine, toimub siuke orjalik kopeerimine ja see, et ega ju isandatest osa on ka nagu siuksed väiksemad isandad kui teised, et väike isand ikka suure isanda järgi. Jah, kui palju ta siis seal juures isand on, see on filosoofiline küsimus, aga see laheneb vabadussõja käigus. Seda küsimust enam ei ole põhjust küsida. Ja mitte ei lahene ise ära. Ise ei lahene see asi kuidagi ära. Jah, aga kui nüüd selle teemaga nüüd jätkata, et kuidas nüüd mida sina kui aafriklane soovitaksid praegu palestiinlastele, et kuidas nad saaksid vabaks, et kui me siin loeme, et ega seal nende palestiinlaste orjast, et ega seal Iisraelis ka kõik need asjad nii lõbusad ei ole, et seal ju praegused need ortodoksete juutide õigused, et need lõhestavad ka seda Netanyahu koalitsiooni. Nii. Ja nüüd on sedasi, et siis nende... Kui nagu orjapidajate süsteem on lõhenenud, siis ta on nõrk. Siis ongi aeg rünnata. Ja seda nad ka tegid. Selles mõttes müts maha alla surutud palestiinlased otsustasid olukorda muuta, lahendada probleem, tulistada. Aga seal on üks segav asi on see. Nende isandate juures on see, et nendel seal demokraatia. Ja siis see sõjakabineti liige, et see mingi Benny Kanke, see nõuab siis erakorralisi valimisi. Demokraatiat nõuab, Ühesõnaga, mis siis nagu fosforist ei piisa, et tuleks veel demokraatiat hakata külvama, nagu ameeriklased seda teevad. Mina oleks ka soovitanud ikkagi, kuna Netanyahu on siiamaani, on ta ju nii edukalt ja kõike seda ju... Nimetagu asju õigete nimedega. Kui on vähe fosforit, anugu oma isandaid lombid, aga need annavad rohkem fosforit. Meil ka seal Norras on fosforiiti leitud päris palju. Võib laenata, veel parem, lähemal ja odavam. Ikka. Norra on natuke põhja poole, jälle paar kilomeetrit rohkem vedada, aga see on ju ülesaamatu takistus. Eestis on orjarahvast ka rohkem, need võivad ju odavamalt kaevandada ka. Tuleb oma hind on odavam, see on selge, see on fakt. Aga siis mõtlen, Netanyahul on ju siiamaani kõik hästi läinud seal, et Palestiina olekski põhimõtteliselt varsti vaba ju, palestiinlaste vaba, ma mõtlen. Jah, see asi tuleb ära lahendada. Et pärast tehku seda demokraatiat. Ei ole need palestiinlased ka nii mustad, nagu nad paistavad. Nad on suhteliselt valged. Valged inimeste süüd otsast otsani täis. Et selles mõttes, ei maksa muretseda. See lahendatakse. Valgete semiitide siseasi nagu? Väga raske vastu vaielda. Lihtsalt ütleme, siukse valge kolonisaatori ja inimsuse vastase rassi omavaheline arvete õiendamine. Mis meil Aafrikas sellest on? Me telekast mõnikord vaatame, kui on elektrit ja kui on telekas, aga üldiselt pole elektrit ja pole telekat. Ja ei maksa üldse mõelda, valged on üksteist kogu aeg nottinud. Esimene maailmasõda, teine maailmasõda, nüüd hakkavad sealt Ukraina kandist kolmandat maailmasõda. Vietnami sõda oli natuke teist. Ukrainas see saab õnneks varsti läbi kõik, et vaata see Putinil on, kui palju tal ju neid erinevaid haigusi juba olnud on. Kõik haigused on olnud. Mis tal kõik olid? Tal on seal mitu vähki on juba olnud, on ja? Siis tal oli veel seal mingi, ma ei tea, mingi dementsuse, ei, see oli sellel Bidenil. Aga Putin võis ka olla, on ja? Tal ei olnud mitte see, vaid tal oli see, kas mitte dementsus, vaid tal oli see impotentsus või? Kindel.
Vaata, sellega oli üks teema oli kunagi see, et ühelt kui mingi vanalt mehelt üks noorem mees ükskord küsis seal, et kuule, et ütle nüüd ausalt, et mis tunne see oli siis, kui sa tead, sulle nagu selgus see tõsiasi, et impotentsus ongi kohale jõudnud. Siis vanamees ka naeratas ja siis ohkas. Pojakene, sa ei tea ka, et selline tunne ikka suur ja raske koormaju selgadelt ära nüüd. Ma loodan, et kui ei tule impotentsus, tuleb pomm, kassettpomm või mingi muu pomm ja ka vähemalt osa koormast. Võib-olla rebitakse ainult käsi või jalg küljest. Ikka on kergem. Ikka on kergem. Poole peaga on kergem, ilma kopsuta on kergem. Sõda kergendab elu oluliselt. Ei peagi ootama vanadust ja impotentsust. Sõda teeb elu kergemaks. Siis mõtle, kui kerge, kui see mõlemad käed jalad on küljest rebitud. Mõtle, kui keha on üle poole kergem. Mis sa veel tahad? Ja küll siis, kui mingid kerad on veel all, küll keegi need ka ära rebib mõõduka tasu eest. Kõike saab ju osta ja müüa. Aga Palestiina juurde tagasi tulles on ikkagi minul on kohe juutidest kahju. Juudid on natuke valgemad, aga vaata ja natuke vähem heteroseksuaalsed. Lapsi ju pole. Aga palestiinlastel on ainult lapsed. Et selles mõttes on mõtle, sa saad aru, et nad tuleb maha lüüa. Nad on, nagu nad ise nimetavad, loomad. Koimid. Põhimõtteliselt täielik rämps. Ja siis hakkad nottima otsast. Jälle laps raisk. Jälle mingi imik, mingi sitane tatikas. Tahaks täismehele täie laksuga silmade vahel anda. Ei ole. Jälle mingi lasteaed. Jälle haigla. See on jube olukord. See on tõesti inimväärikust alandav, solvav, nii ei saa ju lõppude lõpuks korralikult tappa. Ja siis paljud on sedasi, ega nad niisama ka, ega nad ju kõiki taha surra ka ju, nad osad põgenevad ikka ära ka ju. Ja kuna nendel on selle iibe ja sündivusega erinevalt eestlastest, siis nendel on see tõsiselt positiivne ikkagi see iive ja ega nad hakkavad kuskil mujal, nad hakkavad elu uuesti paljunema ju. Ja põhimõtteliselt, mis vahet seal on? Araablane, paljuneb ta siin või sealpool mingisugust merd või jõge, paljuneb ta ikka hästi, aga Euroopa on täis, kõik paljunevad. Nad on nagu metssead, võta oli see katk siin meil, mõtlesid, et nüüd saab maa puhtaks, ei saanud midagi, katk sai ennem otsa kui sead. Metsiga on Euroopa loom, mis on nagu kaelkirjakaga teistmoodi, ma tean. Teil on tüügas sead seal. Nii ta on. Ma ei tea, minu meelest on liiga palju räägitakse üldse Palestiinas. Mis seal siis rääkida? Tapeti ära 20 000 last või 30 000 last. Tegelikult see oleks vabalt tapetud ära 6 miljonit ka, aga neid ei ole. Seda ei ole, neid on võib-olla seal mingi 2 miljonit üldse. Tapame kõik ära. Vähe. Jah. Et juudid võiksid mõelda suurelt ja võtta ette mingi suure rahva. Kus on ikka tapad nii, et kui on ära tapetud, siis kõik annavad au. Hiinlased tapeti kõik ära. See on mehe tegu. Seal on haaret. See juutide ees müts maha. Hiinlastele tegid ärtust ära. Või siis mõni teine suur rahvas, ma ei tea, hindud. Näed, vaata, mis on Iisraelis mehed. Läksid Indiasse, tegid puhta nurga. Miljardi tapsid ära. See paneb mõtlema, et olgugi valged, aga neil on sisu. Aga praegu seal oli, praegu nad on natuke arenenumad küll need, aga kui oli siin eelmise sajandi. Minu arust oli ju tuumariik ei saa nüüd mingisugust probleemi lahendada. Kannata. Aga see oli eelmine sajand alles, see 67. aasta oli, kui see suur mingi see välksõda seal oli, see palestiinlaste, see mingi blitskriik, see oli Iisraeli blitskriik, nende palestiinlaste osta järjekordne ja siis oli ka seda. Sõda, see on ka pärast on ikka palestiinlased tolgendavad jalus. Ja põhiline oli see, et need palestiinlased toeg veel vaesed on. Siis kõik jooksid seal tanki eest ära, täristasid oma mingi automaadiga seal ja siis oli sedasi, et mingi hetk oli see juut vaatab seal, vaatab, et enam palestiinlane, et enam ei täristagi, et omal mingi ja siis lükkab pruugi lahti, küsib seal, miks enam ei tulista. Tulistas küll, aga mul see padrunid otsa. Tahad, ma müün sulle. Tuleb müüa. Kui näed, inimene on hädas,
tulistaks, teeks midagi head, padruneid pole. Tuleb aidata, täiesti okei. Raha ei ole, annan võlgu. Aga just, et milleks palestiinlased, mis väljakutse see siis on? 2 miljonit, mingisugust, enamus lapsed. See on lihtsalt üks suur lasteaed. See on nagu kooli tulistamine, mis seal toimub, ma ütleksin. See on klassifitseerub kooli tulistamiseks. Lapsed lastakse maha, kooli tulistamine. Et see ei ole auasi. See ei ole väärikas ja mingit, mina ei tea maailmas mitte ühtegi kooli tulistamist, kuigi Soomes ka on juba tulistama hakatud, mille tagajärjeks oleks vabadus. Ei tule vabadust. Jah. Sama hästi võib öelda, et näed, tegin abordi ja nüüd Eesti sai vabaks või Norra sai vabaks. Ei saa, sa võid seda aborti teha seal mitu korda järjest. Paar kuud on kergem, siis on jälle ju. Hakkab pihta. Kus see vabadus siis on? Mingi jama kogu aeg. Jaa. Aga tegelikult on, ütleme, tegelikult ikka päris hea, kui seal ikkagi nüüd nagu platsil lõpuks puhtaks saab, siis saab hakata elu uuesti üles ehitama. Mida sa seal üles ehitad? Mis seal üldse oli ehitada? Mingid elumajad olid? Ma ei tea, aga vaata, täpselt sama lugu, nii nagu seal Ukrainas ka oli seal Mariupolis ja kõik see ka, mis mingi venelased ka mingi maatasa tegid, on ju. Ja nüüd hakkasid üles ehitama. Ühesõnaga, Mariupol on see siis nagu väidetavalt Ukraina linn, mille siis venelased väidetavalt vallutasid ära ja väidetavalt lammutasid maha. Ja nüüd hakkasid üles ehitama. Tead, kes hakkasid seal üles ehitama? Sakslased. Ma lootsin, et palestiinlased, et see oleks nagu mingi põhjus neist palestiinlastest rääkida. Ei, aga nüüd tegelikult on sedasi, vaata, nagu sakslased hakkasid nüüd seda Mariupolit üles ehitama, et tegelikult, ütleme, et juudid, Iisrael võiks võtta ka Palestiinat üles ehitama, sakslased. Sakslastel on nagu nii. Miks mitte venelased? Võib-olla venelased tahavad ka midagi ehitada. Ei, sakslastel on moraalne süü ikkagi juutide ees ju. Selle väidetavalt selle 6 miljoni pärast. Osa araablasi olid minu meelest SS-is, nagu olen kuskilt lugenud. Jah, aga vaata, seal nüüd ongi sedasi. Ega seda Palestiinat või seda Gaza sektorit ehitata enam palestiinlaste jaoks üles. See ehitatakse israeliitide jaoks üles. Ja seda teavad sakslased. Neil on ju omal majad olemas, aga neid on, miks nad seal ei ela? Kes? Iisraeli inimesed. Israeliidid. Jah, nii-öelda israeliidid. Jah, aga nad ei mahu ära sinna. Sellepärast nendel seda Gaza sektorit vaja ongi. Ma ei tea, võib-olla kui inimene näiteks ei mahu oma pükstesse, siis ta võtab kaalus alla, teeb trenni, sööb juurikaid. Või pea ju lapsi hakkama tapma kohe. Kes jõukam ostab suuremad püksid? Või teine asi, aga miks sa kohe majasse sa ikka ju mahud sisse, nii paks ka ei saa olla, väga vähe on. Väga vähe on valget hulgas nii pakse, kes uksest sisse. Või siis ehitad suurema maja. See on niisugune Ameerika, meie hõimlaste omadus Ameerikas süüa ennast 400 kiloseks. Ära sa räägi midagi, tead, kuidas Aafrikas, kui sa satud mingi sükse metsiku suguarvu kätte vangi, ja siis, et tahad, et ka pealikuga otse nagu küsid pealiku käest, palud nagu armu ja tead, kus pealik üles leida või? Ei tea. Kurat, ise aafriklane ei tea või? Pealikud niikuinii on raske maha tappa. See on viimane tavaliselt. Pealikud, need on need kõige paksemad. Ütleme, et seal mõni on paksem. Jaa. Mõni on paksem. Sest üldiselt on sedasi, et ega... Aga üldse, et mina nagu täpsustan, et ega pealik ei saa väga nagu paks olla, sellepärast see sumo ei ole nagu põhiline spordiala. Meil on seal laskmine, torkamine, vehklemine, sellised ja seal... Pealik ei pea sellega tegelema. Ta ei ole pealik, kui ta sellega ei tegele. Kui enam ei tegele, siis ei ole pealik ka. See on väga lihtne. Siis on teil mingi imelik suguarv, aga üldiselt on inimsüüjate suguarvudes on kõik pealikud on paksud. Nojah, aga siis peaks inimesi olema. Nojah, teil ei ole enam ees. Ei, seal on defitsiit on hetkel. Hetkel on defitsiit, et tegelete veganlusega seal, jah. Olete ühesõnaga kliimale ka head. Kliima on hea teine asi. Et küll kunagi tuleb kliima, siis tegeleme kliimaga, aga praegu ei tegele üldse millegagi. Sa oled saanud vabaks. Sa ei pea midagi tegema. Näiteks orjariigid, kui öeldakse tegele kliimaga, tegelevad. Aga meil ei ütle keegi midagi. Ja me ei teegi midagi. Üldse mitte midagi ei tee. Või siis ränga raha eest tuled Euroopasse, aitab probleemi lahendada, lähed tagasi. Aga siis teil peaks olema mingi eriline ühisosaga nagu Šveitsiga. Šveitsi leidetakse ka praegu Euroopa heidab ette, et Šveitsi tegeleb kliimamuutuste vastu võitlemisega.
Ma ei tea, kui Šveits on vaba riik, siis ta võib teha, mida ta tahab ja kui ta on orjariik, siis ta saab peksa. Me näeme siis, kui ta nüüd hakkab peksa saama, siis selgub, et on orjariik ja mis meil vabadel meestel sellega tegemist. Tulebki orja peksta. No. Oled varinud raske orja elukutse, nuudiga üle küüru ja kliimakükke tegema. No järelikult on praegu on veel vabaga, et kui ta nüüd kliimakükke ei pea tegema. No. Kui ta ei ole veel kliimakükke teinud, see on 2 vast, ei pea olema vaba. Võib-olla on laiskori, kes lihtsalt viitsi neid kükke teha. See ei tähenda, et ta veel vaba Šveitsi mingisugune kaardiväelane. Ei, võib-olla vanasti oli, aga nüüd vaatame. Ei, see arengute pealt on näha, kui peksma hakatakse, siis on ori. Kui hakata, siis on vaba. Ja teine asi, kui hakkab vastu, siis võib-olla ikkagi on vaba. Aga kui vastu hakatakse peksma, vastu ei hakka, siis on ori. Et Šveitsis siis, aga ma ei tea, millest see asi seal oli, mis nad siis oleksid pidanud tegema? Kuidas nad selle kliima vastu, kas nad oleksid pidanud kliimale sõja kuulutama, kehtestama kliimale tollid või mingisugused, mis on majandussanktsioonid, nagu Venemaale on kehtestatud, kes teeb kliimatennisistidega koostööd, mängib kliimaga paaris tennist, see visatakse kuskilt ajalehest välja või esikaaned. Mina alustada oleks võinud sellega, et kuna nendel ka siuke mägine maa, et kõigepealt mägede nõlvadel kasvab palju metsa, raiuga metsa maha näitab. Sellest oleks võinud alustada. Ma ei tea, võib-olla oleks lihtsam mingisugune kliimakomissar maha raiuda. Nagu lihtsam töö. Aga tuleb lihtsalt üks ahv, hakkab rääkima mingit kliimajuttu, raiun ahvi maha ja pole vaja metsa langetada. See on palju lihtsam nagu soovitan. Isegi mõelda ei ole, mõtle, mis ma nüüd teen, kas ma raiun selle silmapiirini mägedes ka veel murra jalg ära, eks ole, seal kivide vahel, metsa langetama. Vaata, mingisugune lollakas, langetan parem selle ja hakkab jälle nagu, tuleb järgmine loll, ikkagi on lihtsam langetada ja kui 5 lolli on langetatud, enam ei tule. See on proovitud, missionäride peal kõik, natuke aega tulevad, pärast enam ei tule. Belglastega ka tulid alguses, nüüd enam ei tule. Ja. Aga nüüd siis on üks niisugune teema on ka veel vaata on see, et selles oleme meiega eestlased loomulikult siin Euroopa meistrid vähemalt. See on see rahapesu teema. Palju õnne. Rahapesu teema. Puhas rahvas, peseb raha, peseb jalgu. Meil isegi see, vaata, ütleme teile lähedane teema ka, ega see Liibüa. Kannipalide rõõm, ikka pead ennast pesema, kui sa tead, et sind varsti nahka pistetakse, loomulikult pesed ennast ära viisaka inimesena. Jah. Ikka oled vangi langenud, nüüd süüaks ära. No, kõik teevad seda, see käibki niimoodi. Mõtle ise, kui sa võtad kellegi kinni, hakkad sööma nii nagu komme ette näeb, türvel, haiseb jubedalt, Jalad oleks võinud vähemalt ära pesta. See on ebaviisakas. Siis seal... Lähevad missionärid kõik oskavad mingi kartulite kaalikatega sinna katlasse. Ei see jah, see on... Ei, loomulikult tuleb pesta selle poolt. Aga see, mis kui me selle rahapesuga selle Euroopa meistrivõistluste juurde tagasi tulema, et siis muideks on see, et lisaks sellele, et siin läbi Eesti liikus mingi marginaalne kogus siin neid mingi kaasakadi terroristide rahasid, see mingi 8000 eurot. 8000 eurot? Jah, aga näed, vaatad, mingi suur operatsioon... Sellega teeb palju terrorit. Aga suur operatsioon viidi läbi ja need kurjategijad tabati. Palju neid siis oli? Võt ma ei mäleta. 8000 näkku, siit seal iga 1000. Jah, aga põhiline oli see, et ma ei tea, siin see Kapo aastaraamat ilmus, aga ma ei ole seda veel näinud, et kas seal need kõik see sees ka see... No see on, mina olen kuulnud, et Eesti on ikka selline nagu tõsiselt võetav rahapesuriik, kus triljoneid pestakse. Jah, aga siin oli teine huvitav pesu oli see. Siis võib-olla on lehed valetavad või tuleb välja, et ei pestagi triljoneid, vaid pestakse mingid 8000, mis oli dollarid. Ei no see oli järelikult oli niisugune mingi selline case, mis oli võimalik avastada ja see avastati ja see on tublid ametkonnad meil. Aga see oli ainuke rahapesu asi, mis Eestis on avastatud. Ei olnud, siis oli üks teema oli veel, see muideks puudutab Aafrikat. Seda on raske uskuda. Raha meil ei ole. Sa seda Gaddafit sa ei tundnud või? Ei, ma isiklikult ei tundnud, vend teadis. Vend teadis Gaddafit või? Ühesõnaga siis, kui vaata see Gaddafiga seal maha löödi. See muideks Eesti praeguste nende liitlaste poolt on ju. Väga õige. Kui nägu ei meeldi, tuleb maha lüüa. Gaddafi ehitas seal teistsugust kommunismi, midagi täiesti imelikku kommunismi. Kommunismi asjus tuleb olla piinlikult täpne ja ortodoksne. Mingit poolikut, mingit poole persega kommunismi ehitada, see
poolikud lahendused ei toimida üldjuhul, jah. Et seal, kus seal inimestel olid paljud asjad olid tasuta ja mingi jagati seal mingid, ma ei tea, naftatulusid jagati inimestega ja see oli mingi siuke arusaamatu kommunism oli. Kõik varastavad raha ära ja mingisugune kommunist jagab selle rahvale. See on ju nõme. Aga siis sedasi, et need, mis seal mingis, kui see Liibas siis Gaddafiga maha löödi ja siis mingi see Liibua pangast varastatud need mingid eurod ja... Kes see sai varastada Liibast? Need Liibua mehed löödi maha, kes ellu jäid? See oli 2 jõuku oli. Üks oli idas, teine läänes enne. Siis oli vist oli Tripoli ja Bengaasid seal ja siis kes üks mingi jõuk sai raha kätte seal. Mida liitlane tegi, vahtis seal? Siin on pank, mis ma teen? Vaatan, kes raha ära viib, eks ole. Ja huvitav vaadata, noh. See liitlane ei ärata usaldust, ütleme nii. See tundub, et on lollakas. Ma ei tea, aga võib-olla oli see, ega mina, ma ei tea. No võib-olla jäi panganurka 8000. No okei, et liitlane ei viitsinud kummardada 8000 pärast. Ei, seal vist rohkem ikka oli. Palju seal oli? Sest seal seda raha liikus Türgi ja Venemaa kaudu ja Eestisse jõudis. Ja need olidki sõna otsa mõttes mingi kuskilt läbi masina käinud rahad, olid pestud rahad, mis siin liikusid. Need korjati siin kokku kõik ilusti. Nagu kui on juba ära pestud, mis probleem. Ja ma saan, et rahapesu on kuritegu, aga puhas raha siis ei ole ju mingit kuritegu. Aga mis seal liitlast puudutab, ega liitlane oli seal ka kindlasti usin. Vaata, meil see liitlane alati, mille peal tema väljas on. Ega teda need mingi see paberraha väga ei huvitagi. Teda huvitab kuld ja nafta alati. No ütleme, et ega liitlane on nagu ta on, aga lihtsatest asjadest saab ka liitlane aru. Ja see muidugi on sümpaatne. Ta saab nendest põhiväärtust, et need on kenasti kõik paikas. On, eks ole, vaatad seda Bidenit just nagu läks idioot, aga näita naftat ja kulda, kohe tuleb mingisugune aruraas, selge pilk tekib nagu korraks, udustesse silmadesse. Sära, läigib, vägev. Et võib-olla saaksegi sellega teda ravida, et panna talle nagu, kuidas see on, naftaga välispidiselt ja kullaga seestpidiselt või vastupidi. Ma arvan, et seal nõrga mõistuslikkuse vastu see naftaravi on küll väga hea. Või nafta veel põlema panna, võib-olla see oleks eriti kiiremini. Jah. Aga ma ei tea, kas meil siin täna võtame seda kultuuri osa ka kokku või? No kultuur tuleb kindlasti kokku võtta, sest kui kultuur on ilma peal laiali, siis on tast vähe abi. Aga teeme siis, alustame siis oma iga saate põhiosa, see on meie kultuuri osa. Kristjan Jaak Monitor ja see, kes praegu noa selga sai, on Arkadi Gaidar, üks kommunistlik mõrvar, vastik inimene, lastekirjanik. Kõik tülgas, mis saab ühes inimes olla, kommunist, mõrvar, lastekirjanik. Ja see on talle paras. Nii et olgu see kõigile õpetuseks, et kui hakkate kommunistideks, lastekirjanikeks ja tapate inimesi, siis võib juhtuda, et seljasügelusega on ühel pool. Nagi selge. Nii, aga mis meil siis kultuuriteema on? Ma tahtsin ise tuua ühe kultuuriteema. Täna on ajalooline päev, ma näitan kõigisse kaameratesse ajaloolist teost. See on üks Euroopas ilmunud valmide raamat, mis on läbinisti marksistlik, nagu Euroopas kombeks. Siin on illustratsioonid, pildid on sees, väga ilusad pildid, iga pildi peal on Karl Marx. Ja Karl Marx teeb seal oma Karl Marxi tegusid. Ja kõik on väga hea. Et seda raamatut loeks isegi korraks vaba aega. Kusjuures see eestlane, see on eestlane. Eurooplane eestlane isegi. Kivisildnik. Just. Ja, need siin ongi igaused. Illustratsioonid on. Mina vaatasin pilte, mulle väga meelsid, sellepärast, et ma ei loe juturaamatuid, aga jutud olid küll lühiksed, hea oleks olnud lugeda, kui oskaks, aga piltide peal on väga tore, et seal on iga pildi peal on Karl Marx. Ja mõne pildi peal saab Karl Marx peksa, siis nagu käib valus jutt käib südamest läbi. Aga mõne pildi peal jälle Karl Marx on daamide seltskonnas ja siis on kohe nagu lõbus vaadata. No mulle tundub sedasi, et need pildid on, et siin on kasutatud mingi selle nagu tehiskommunisti abi. Seal on kindlasti osaliselt kasutatud inimtööjõudu, see on õige. Jah, tehiskommunist on ka selle midagi loonud. Mina tegin viimati puutusin kokku tehiskommunistiga sedasi, kui ma küsisin, vestlesin temaga sellel teemal, et saada kinnitust, et kas ma olen nendest
nendest Iisraeli ja siis nende kõikide moslemite, kas ma sellest asjadest olen õigesti aru saanud, et viimati, kui need seal see Iisrael ründas seda Iraaniga ja nende moslemite seda saatkonda seal Damaskuses on ja laskis mingi raketiga laskis õhku ja siis ma küsin selle teiskommunistit, mis ta arvab sellega ja sellest ja siis raketist või saatkonnast või juutidest. No, üleüldsegi selles nagu Iisraeli rünnakust sinna ja siis see teiskommunist arvas sedasi, et tegelikult et ta oli nagu piisavalt selline patsifistlik, ta arvas, et kõigepealt tuleb proovida jaaga, aga kui ei saa, siis Iisrael ikka võib. Iisrael võib, loomulikult. Ta on ju valge inimese süü on niikuinii tema peal. Kuule, mõtle, kui sa oled valge. Süüdi juba sündimisest peale kõiges kurjas. Sa võidki kõike teha, ega hullemaks asi ei lähe. No ja. Sellest peaks iga valge aru saama. Kui sa oled selline sündinud luurius, siga, värdjas, võid ennast vabalt tunda. Tee, mis tahad, pistab pähe, tahan kedagi põletada, tahan tappa, tahan vägistada. Suva. Mitte midagi halvemaks ei lähe. Aga tegelikult oli seda, siis ma küsisin selle, teistpidi küsisin jälle, et kui juba Iisrael on raketi kuskile sinna mingi moslemite kuskil mingi saatkonna pihta lasknud, et kas moslemitel on tegelikult nagu õigus nagu vastu rakett lasta? Ei ole. Just nimelt. Aga kuidas ta põhjendas seda? Põhjendas sellega, et kuigi teoreetiliselt võiks olla võimalus, on ju. Teoreetiliselt nagu võiks nagu olla teoreetiliselt võiks olla võimalus vastu lasta, aga tuleb ikkagi jaaga hakkama saada. No muidugi, ega moslem ei ole ju päris valge inimene. Ei. Tema ei ole sündinud kurjus, tema ei vastuta kõige halva eest. Tema peab oma hinge eest hoolt kandma ja tema tõesti ei tohi langeda inimesoo kõige madalamale tasemele. Aga valge on seal juba põhjas, tõelises mudas näoli. Ja kommunistil on seekord jälle õigus. On õigus. Jah, väga tark masin. Sellepärast on hea, kui tark masin orjastatakse ja pannakse Karl Marxist pilte tegema. Aga ta on nii loll, et ta ise ei oska teha. Tegelikult need pildid tuleb talle nagu ikkagi ette anda ja siis ta nagu teostab. Ta on nagu ehitustööline, et tal on vaja arhitekti, kes teeb selle arhitektuuri ja siis juhm laob neid telliseid ja saab seina püsti. Aga ta ei ole võimeline ise nagu mingit pilti tegema. No jah, vaata, eks ta ole seal võib-olla nüüd et need esimesed olid seal, aga siis alati ju see kommunistide eripära on ju see, et need intelligentsemad, need roogitakse kohe välja, et alles jääbki siis ainult see puhas töölisklass. Eks see on jah, see nagu loodusseadus. Kommunism on ju selline teadus ikkagi. Eks ole, Marx oli majandusteadlane ja kogu see kommunism oli filosoofia ja teadus ja teaduslik ateism ja kõik, et kui kommunist midagi ütleb ja teeb, siis see lihtsalt on nagu teaduse järgi. Ja siis teadusega hakkab vaidlema. Kui teadlane ise, see tähendab kommunist midagi teeb, loomulikult see on okei. Mina usaldan teadust ja see tähendab, et ma usaldan kommunismi. Kõik õige. Aga muideks on sedasi, et meil ju siin Eestis ka isegi see Kumu direktor, see ütles, et isegi eestlastel on see valge inimese see rassismi süü. Absoluutselt, kui eestlased on valged, ma olen vaadanud pilte eestlastest mitu korda, täiesti valged. Täiesti valged, järelikult süüdi. Asitõendid on esitatud, igaüks võib ju mine eestlane, kui sa meid kuuled, mine peegli ette, vaata, mis värvi sa oled. Konkreetselt vaata, sa võid võtta, vanasti olid värvipoes on ka sellised nagu värvitabelid, sul roosa, sinine, roheline, pane endale näo kõrvale, vaata, mis värvi sa nagu oled ja siis sulle selgub, et tegelikult sa oled pigem valge kui must. Ja, ütle nüüd minul rumalale eestlasele, et mis süü minul sinu ees on? Konkreetselt minul eestlasel sinu ees. No kuidas sa sellest siis nüüd aru ei? Sa oled ju belglase ori, eks ole, Brüssel, nii sa oled Brüsseli alluvuses, seadused tulevad sul Brüsselist. Nii ja sa ju sõnakuuleliku ja seaduskuuleka inimesena teed seda, mida Brüsselist sulle öeldakse. Jah. Aga Brüsseli isandad on ju pesuehtsad lurjused, kolbamõõtjad, bandiidid. Järelikult sa teed seda, mida bandiidid käsivad teha. No nii järelikult oledki süüdi. Kui tuleb käsk, siis võtan isanda süü enda peale. Ja kui sul tuleb käsk minna tapma Malisse kedagi või minna tapma kuskil Afganistani või Iraaki või ükskõik kuhu, Ukrainasse, lähed ja tapad, sellepärast, et isand ütles, et on vaja. No täpselt, aga isand ütles, et on vaja teha.
Afganistanis on oleme lausa 2 isanda alluvuses käinud, kui sõdimus ja mõlemad korrad oleme kaotanud. Ja see ongi maailma rekord. Keegi ei ole rohkem Afganistanis kaotanud. No 2 korda on väga tubli tulemus. Ühe korra see võib igaüks seal nagu tappa saada. Isegi Ameerika, aga 2 korda. No. Tundub, et Eesti on suur riik ja Ameerika jääb talle nagu teatud küsimustes oluliselt alla. Et selles mõttes palju õnne. See on tubli tulemus ja see teeb eestlastele ainult au. Mitte ainult Euroopa meistrid, aga maailmameistrid. Maailmameistrid. 2 korda Afganistanis kaotanud. Selliseid suurvõime ei ole palju. Nii et selle nagu siis selle eestlaste valge inimese süü saime nüüd selgeks, jah? Kõiges süüdi. Üldse kõiges. No kindlasti on eestlased näiteks läinud poodi ja ostnud Coca-Colat. Või mõne või Fordi auto või ükskõik millise suurfirma, need on esimesed, mis tulevad meelde, on kõige tuntumad. Suurfirmasid on palju ja paljud väiksed firmad on suurfirmade omad. Need suurfirmad on ilged tõprad. Need koloniseerivad, need rüüstavad maavarasid, orjastavad lapsi muulgas, orjastavad lapsi. Meil on palju õpetlikke lugusid on sellest, kuidas mingid Nike, mis sita nikerdased õmmeldakse mingi laps orjade värisevate kätega kuskil barakkides, orjabarakkides kokku. Eestlased ostavad neid orjatööga tehtud asju, kolooniatest röövitud nagu maavaradest tehtud asju, kõike seda. Et ei saa öelda, et seda süüd ikkagi ei ole. See süü on ikkagi, ikkagi on oma jagu. On. Mõnel on rohkem, aga ei saa öelda, et eestlastel üldse ei ole, ikka on. Mina väga austan Soome kultuuri ja kunagi oli Soomes üks kunstnik, kes tegi selliseid pilti, suured koledad pildid, kus olid verised ketsid, mis näituse nime oligi verine kets. Ja siis tema selle näituse mõte oli selline, et keskmine Soome koduperenaine, kes käib kaubamajas asju ostmas, tapab rohkem inimesi kui sarimõrvar, kui keskmine sarimõrvar. Et selles mõttes, kui Soome koduperenaine on sarimõrvariga sama suur süüdlane, miks see Eesti koduperenaine siis ei ole? Kas tal ei ole üldse raha, et asju osta või ta ei oska neid osta? Ikka ostab. Vähem on raha. Vähem on, jah, aga sellest ostab jälle rohkem, sest need halvad asjad, mis ta jõuab osta, lähevad kohe katki, sest ostab neid jälle rohkem. Aga vaata, ega väike laps ori, kas ta nüüd nõilub selle odava tossu kokku või kalli tossu, ega see vaev on enam vähem üks. Et selles mõttes vaene eestlane võib-olla isegi rohkem orjasid tapnud kui rikas soomlane, kes ostab natuke kallimat tossud, mis peavad natukene kauem vastu. Et kindlasti on see süü olemas ja ikkagi eestlased võiksid ennast ise karistada selle eest kuidagi kollektiivselt. Näiteks tulla lauluväljakule kokku ja siis peksta üksteist, jaotada 8 meeskonnaks ja siis nagu tampida konkreetselt. Nii kaua, kui mõni püsti püsib. Ja siis viimane, kes püsti püsib, saab süü andeks näiteks. See siis kuulutatakse neegriks ja siis tema süü on tühistatud. Et seda maksaks teha, ega see süü ei ole nali. Mina sellise süükoormaga ei suudaks elada. Mõtle, oled mingisugune Eesti eit, oled terve elu ostnud mingisuguseid tossusid. Tapnud ära, ma ei tea, kui palju see keskmine sarimõrvar tapab. Võib-olla 20 inimest võib-olla. Võib rohkem. Ma arvan, et see kuradi tossuostja tapab veel rohkem. Et sellisele lihtsalt tulebki anda molli, nii et kuradi, kui rämedalt molli. Ei ole ju kuradi tossud ainult on ju mingi teksad ja küünelakki ostavad ja. See küünelakk on kindlasti kuskilt röövitud, mingist naftast tehtud. Kui palju selle nafta röövimiseks on inimesi tapetud. Võib-olla see on mingisugune Iraagi nafta, mida ta endale kuradi sõrgade peale määrib seal lollakas. Või siis Süüriast röövitud nafta või? Võimalusi on meeletult. Kogu aeg on mingi röövimine. Võib-olla on Prantsusmaal tehtud ja Prantsusmaa elekter tuleb kuskilt Malist või ma ei tea kust röövitud uraanist. Niigeri uraanist tehtud. Liibüa nafta. Absoluutselt, jah. Kuradi Prantsuse sitta ei tohi puutuda, aga kindlasti need kuradi konnad õgivad, Prantsuse veini joovad Eestis, silmad punni skaanivad sisse. Joovad. Animaalne dekadents. Jälk. Ja Belgia õlut joovad ka. Jaa, ma olen näinud ise, kuidas Belgia õlut juuakse. See on üks õudsamaid pilte sellel planeedil on see, et lihtsalt inimene võtab vabatahtlikult kätte Belgia värdjat õlle, lihtsalt joob selle ära, silm ka ei pilgu. Ma saan aru, kui juuakse verd või mingit, süüakse imikuid. Okei, see on natuke imelik. Aga Belgia õlle joomine on kohutav, perversne, värdjalik, inimsuse vastane kuritegu. Mina nagu nende
verejoojatega pole ise kokku puutunud, aga meil on Eestis ju vaata see komme veel ja meil ju süüaks ju verivorsti ja. No jaa, aga kui ütleme, et kui see verivorst nüüd... No sealt on ju mingi sammuk edasi, et on tegelikult see verejoomine väga kaugel ei tohiks olla. No. See on veri on seal sees, sa sööd nüüd seda verd või jood. Ega maitse on suus ikkagi. See näitab kalduvusi loomulikult. Et see on võib-olla natukene selline nagu varjatum, aga on muidugi. Rafineeritum. Aga see on sama asi. Täpselt sama asi. Ja lõpuks ega need loomad on ju, Aafrikas näiteks on selline komme, et ka juuakse verd, ega ei saa öelda, et ei jooda. Aga on üks oluline vahe. Näiteks suulud on välja mõeldud sellise asja, et vaata lehmad, need on nagu naisveised, need saab piima. Aga siis eks ole osa karjast on need kuradi isased. Piima ei anna kuidagi. Mis sa siis teed? Võtad oda, lööd kaelas selle veresoone sisse ja lased sealt kaussi verd, mis paned saviga selle augu kinni, lüpsad nagu verd, et lehmad saab piima, aga siis nendelt pullidelt või mis nad isas loomad on, need saab verd ja juuakse, aga ei tapeta selle vere jaoks ära. Eestlased löövad ju sea lihtsalt maha. Vaata, siga, kohe mättasse, ja siis on raske natukene verd lasta. Lihtsam oleks ka. Ma saan aru, sul on verd vaja, aga miks sa pead ära tappa? Mis sul ka... Lihtsalt meeldib tappa selle pärast. Mis sa ka, võta mingi jõuludeks, võta seal, löö mingi üks jalg alt ära, pane puujalg asemel, las kasvab veel, selle puujalaga veab järgmist jõuludena välja. Üldse, milleks sa tal jala küljest ära kisud? Joo siis rohkem verd, kui kõht on tühi. Ta 2 kausti, ega siis siga saab aru. Eestlane on näljas, mis siis ikka täna natuke rohkem verd. Ei maksa kohe jalgu küljest ära kiskuda, aga vaata, kui endale jalg ära tõmmatakse küljest, ka ei ole lõbus. Jaa. Okei. Aga siis, vaata, nüüd on ju meil see teine teema on see, et kuna meil Eestis hakkab riigikassa tühjaks saama ja nüüd siin meil ju otsustati, et riigikassa täitmiseks on niisugune hea moodus, et tuleb sinna kirikute kallale minna. Ja vaenlase kirik on ju, millest tuleb alustada. Kirikute röövimine on vana Euroopa komme. Viikingid Britannias. Absoluutselt, aga kulda ja hõbedat koormate kaupa. Jaa. Selles mõttes ikka Eesti on Euroopa riik. Ei, muidugi, aga siin oli... Kommunistid rüüstasid ja terve Venemaa kirikud rüüstasid ära. Kuld liikus läbi Eesti, eks ole, Rootsi ja Ameerikasse. Jälle, rahapesu. Kullapesu konkreetselt. Kullapesu konkreetselt, aga... See on 6% kogu planeedi kullavarudest, mis selle ajal oli olemas ja pesti siin ära. Läbi Eesti, jah? Oli küll, jah. Ja ma ei tea, kas need on kullast, aga vaatad neid õigeusu kirikud, need ristid ja igasugused kausid ja kopsikud ja kõik ju läigivad. No midagi seal peab olema. No võib-olla on metallist, aga igal ilusad on. Aga ega nende kirikute, ütleme kirikute röövimine, et seal mingi, kui sõjakäigu jaoks ikka oli raha vaja, ega siis ju No tark kirik andis ise ära. See oli ju mingi 1000 aasta tagustes nende Lähis-Ida proksisõdade jaoks oli ju samamoodi, ega rööviti Euroopas ju kirikuid, kui ikka mingi paavst nõudis, et tuleb sõtta minna, ristisõtta minna, aga siis rööviti kirikuid. Ja kirikukellad valati kahuriteks ja tegelikult keegi ei hakanud vastu. Siis kahurid veel ei olnud, aga siis oli see, et kõik kuld ja hõbe, see kirikute kuld ja hõbe, kõik läks sinna. Ega nende kuningate ja valitsejate olukord, ega see rahaline olukord kiita ei olnud, ega seal mingi templirüütlid ka nendele laenu ei andnud ja siis oligi mindigi kirikute kallal. See on olnud väga raske. See on üks põhjusi, miks ma ei ole üldse seda kuningaametit vastu võtnud. Õige. Pole vaja seda jama. Ja. Jälle vaesus, jälle jampsi. Ma oled natuke saanud nagu parema elu peale, raha on juba pangas arvele, siis kuningaks, jälle viletsus, jälle häda. Ja, täpselt. Jälle hakka röövima ja tapma. No, see on... ja milline karma veel, et ikka kirikute varakallale minek, no see ei ole üldse hea ju. Ei, see kirik on Jumala koda. Ja. Aga eks ütleme, see oleneb muidugi Jumalast, ega Jumalaid on igasugused, aga kui on siuke tegija Jumal, nagu juutidel, no siis hoia oma piip ja prillid. Absoluutselt. Aga... Sellise asja peale, ma ei tea, oleks mina Jumal, ma mitte ainult ei müristaks, ma ikkagi konkreetselt teeksin natuke Soodomat ja Gomorrat ja mingi Tallinna ja Tartu vähemasti põletaksin maha. Mõistlik. Aga ega meil seekord tehti väga sedasi nagu, kuidas nüüd öelda, et ütleme poliitiliselt korrektselt vormistati asi ära, et see õigeusu kirik, et see kuulutati terroristlikuks organisatsiooniks.
ennem kui röövima mindi. Ristisõjad. Ikka, ennem kui röövima mindi, on ju. Aga see on sedasi, et mina arvan ka, et miks ta kuulutati, et see oli see, et kuna Venemaa kuulutas selle LGBT plus mingi paari juhid terroristideks ja äärmuslasteks. Ja see oli lihtsalt nagu nüüd Eesti poolne vastukäik. See on homode ja kristlaste sõda. Jah. Et Vene siis kristlased sõdivad homode vastu, Eesti homod sõdivad Vene kristlaste vastu. Jah. See on, kui sõda, siis sõda loomulikult. Ja. Siis ei olegi, see on nagu asja loomulik käik. See on nagu marksism, see pidigi nii minema. No, absoluutselt, ja nüüd kui siin mingi Eesti oma marksistid mingi kirikuid röövivad, täiesti loogiline käik. Ja ütleme, nüüd on kõik jumala kätes. Et maapealsed instantsid on oma töö ära teinud, rüvetavad kirikuid, möllavad. Aga ja, vaatame, mis sellest asjast tuleb. Ja mina arvan, et tuleb suur häda ja õnnetus. Ei tahaks küll olla prohvet, aga mina soovitan ikkagi võtta vastu ristiusk. Võib-olla ei peagi see vene usk olema. Või võib olla ka mingi poolsatanistlik luterlus või midagi sellist, mingi vabamüürlik luterlus. Ma soovitan seda. See progressiivsetele inimestele, homoseksualistidele, igasugustele piidritele sobib väga hästi. Selle vabamüürlikul luterlusel, selle oli mingi eraldi nimi. Oli ka satanism on ta nagu, tavaliselt nimetatakse satanismiks Aafrikas sellist asja. Aga tal oli mingi muu nimi oli veel. Mis see võib siis olla? Ma kohe kontrollin. Ma ei tea, kuidas sellist asja nimetatakse. Aga see nüüd ilus nimi ei saa olla. Mingi Opus Dei. Opus Dei. Aga mis see siis tähendab, see Opus Dei? Jah, ta mingi organisatsioon, Opus Dei. Piidrite organisatsioon mingi. Midagi ta on, jah. Ühesõnaga liituge siis selle piidrite kirikuga ja võib-olla siis jumal halastab teile, muidu ei ole mingit lootust. Jah, aga tegelikult on... Ja vene õigus, kui ma ei soovita, et kui ikkagi seal on jumal, mis laseb oma kirikutega niimoodi käituda, siis see jumal ei ole ka väga tõsiselt võetav. Tuleb võtta ikka võitjate jumal, see on luterlaste jumal. Jah, nõus. Ta on isegi need katoliiklased üle elanud ja kõik. No ikka siin on kõik asjad üle elatud. Jah, aga siin on see, et lähme tänase saate selle viimase selle nagu siuke vähe rõõmsama teema juurde, et meil siin on üks selline lootustandev ja talendikas selline Eesti noor poliitika, Pärtel Peeter. Ja siis täna tuli ta välja ka, et sellise teatas, tuli kapist välja ja rääkis seda siin, et tema on see suuruse kastirataste pooldaja. Ja siis ta täna teatas seda, et ta on käinud nii teatris kui ka restoranis seda siin, et abikaasa on tal rattakastis olnud siis nagu seda sees. Sõidab nagu rattaga ringi, paneb abikaasa sinna kasti ja siis igal pool on käinud. Ma teame, Aafrikas oli ka üks selline, kes oli, ta oli lapsega abielus ja siis see laps oli tal kärus sealt kastist, oli nagu selles. Nagu lapsed on, lapse kärus on. No vot mina näiteks... Mina ei soovita lastega abielluda. Aga ma ei tea üldse, kellega see Pärtel Peeter, kellega ta abielus on. Meil Eestis saab ju, vaata, need saavad ju... Eesti on pedofiili riik, siin saab abielluda mingi tatikaga. Kõigega saab, jah. Et ta võib olla ükskõik kellega seal abielus. No las ta siis olla. Otsustas lapsega abielluda, loomulikult pannakse kärus ja lohistatakse ees või taga. Aga teine asi, millest mina näiteks üldse aru ei saa, et Pärtel Peeter, kes samas reklaamib seda niinimetatud 15 minutiga linnasid välja, et kus kõik peaks olema 15 minuti ulatus. Mis sa üldse selle kastirattaga selle ringi kimad? Ma kujutan ette, see 15, ütleme, kui inimene jalutab keskelt läbi, ütleme 5 kilomeetrit tunnis. Tunnis siis see mahub 15 minutit 4 korda. 4 korda mahub. 4 korda, see tähendab, see 15 minutiga läbitav distants on 250 meetrit. Ei, 5 kilomeetrit tunniga. Siis on 1 kilomeeter. 1,25. Järelikult iga kilomeetri tagant peaks olema teater. Jah. Kui sa tahaksid 15 minuti linnas teatris käia. Jah. Võiks nagu tihemalt olla või viitsi käia 15 minutit. Vaata, inimene ju mandub. Kui ta on harjunud käima näiteks 10 kilomeetrit, okei, käib ära, aga 20 on raske. Aga kui ta hakkab käima 5 kilomeetrit, siis tal on 10 ei suuda käia, 10 on raske. Ja nüüd, kui ta õpetada selle 1 kilomeetrit käima, see 1,25, see muutub ka raskeks. Minu arust on see kastirataste teema, see on nagu üldse nagu minu jaoks on natukene arusaamatu, et tõenäoliselt ta see kastirataste kinnisidee on, see võib olla tal mingi lapsepõlve trauma, et oletame, et sul on seal mingi ikka väiksed lapsed sõidavad oma nende 3 rattalistega ringi ja sul on mingi, ütleme, tuled hommikul õuega, et sul on mingi, ütleme siis maja oksest kuni mingi väravani, sul üks tee ainult, siis sõidadki kogu aeg edasi tagasi oma selle 3 rattalisega, midagi muud ei tee. See lõpuks jääb ju külge,
kasvad suureks? No kõigil ei jää küll, aga nad mõnel jääb. Mõni ei kasvagi suureks, selles on asi. Jah. No, ja võib küll olla, jah. Võib küll olla, aga no, kui nüüd nagu teine nagu... Minul on ka seletus sellele, et Eesti on ju väljasurev rahvas. Noh, iivet ei ole enam, sisuliselt midagi ei ole, sõjapaanika, hüsteeria ja sõjapropaganda käivad nagu taevani. Et noh, inimestel on surmatung. Ja vaata, kuidas Euroopas surnutega on, nad pannakse ju kasti. Sõjatahe ja surmatung on eestlastel. Just see sõjatahe ja surmatung on nii nagu tugevaks läinud, et inimesed nagu tunnevad, et ennast hästi end puusärgis, mingis kastis. Noh, juba elavana peab ta seal kastis olema, ega ta muidu rahu ei saa, ta muidu ei saa hingatagi. Et mina arvan sellega, et see on lihtsalt surmatungi väljendus. Noh, ei jõua ära oodata, millal saaks kasti, ronib kohe kasti, nii kui kasti näeb. No, see tunneb, et see on tema väljasureva rahva koht. See on nagu minu meelest kaunis loogiline seletus. Kindlasti, ja see on puhas surmatungi nagu väljendus ja puusärgi ihalus. No see oli kui esimeses maailmasõjas, kus nagu prantslastel suur surmatung oli ja sõjatahe ja siis ju mingid taksodega, Pariisi taksod vedasid ja neid ju, kellel see sõjatahe ja surmatung oli, vedasid neid ju eesliini. Ei, no muidugi, miks ta peaks jala minema, ta jala väsitad ära, ei jõua sõdida, aga tuuaks autoga, värske sõdur, kohe hakkab laavendama. Noh, ma ei tea, palju siin... Sellepärast nad ilmselt sõja võitsidki. Eesti on väike maa, ma ei tea, Pärtel perega jõuab seal päevas mingi kaks tuuri ära teha või? Ma mõtlen ette, kuidas see 15 minuti rinne on, et see on nagu vaenlaseni peab jõudma 15 minutiga või kõik asjad peavad, mis seal sõjas vaja on, eks ole, surnuaed, laskemoonaladu, välihaigla, mis seal siis on, välipastor, kõik on 15 minuti ja vaenlane, kõik on 15 minuti nagu ulatuses. Ja siis selle jalgrattaga saad siis seal panna edasi tagasi. Ja ma ütlen, et minu meelest sõda Ukrainas kindlasti tuleks ümber korraldada 15 minuti sõjaks, et kõik asjad saaks nagu jala või kasti rattaga ja 15 minuti jooksul. Need 2 talve on ju madistanud põhimõtteliselt 15 minuti linnades. Kõigepealt oli see, mis ta oli see Bahmut ja see talv oli see Avdeevka ju. No. See oli niisugune 15 minuti sõjad. No sealt järgi jäigi nii palju, et ei ole 15 minutiga vist. Ei ole kuskile jalutada, ei lähe 15 minutit vajagi. Ja. See on päris mõistlik. Jah, see kasti asi on mul nagu silma ees, ma kohe näen seda, kuidas eestlased sõidavad puusärkides ringi, see surmatung on nagu nii suur. Selles mõttes nagu tore rahvas, et ei hoia oma surmatungi nagu endale või elavad selle oma sisemise kutsumuse järgi. Mis me nüüd teeme? Läheks teatrisse. No selge, ma ronin siis puusärki ja sa hakkab vänkama. Päris tore. Jah. Aga võib-olla selle positiivse noodiga võikski lõpetada, et tore, et eestlased on leidnud oma tee, oma koha, selles inimkonna raskes, mis asjast see on, hädaorus ja üritavad ennast elavalt matta ja elavad puusärkides. Tartus oli kunagi üks satanist, kes elas puusärgis. Nii kauga jäi koolnuko inimesega vahele ja pandi vangi, aga nii kauga elas häirimatult puusärgis. Et seda on ennegi nähtud, seal ei ole midagi uut, et ega see üldiselt võiks nagu, kui see mõni Pärtel või Peeter nagu ringi liigub, võiks nagu surnukuuridel nagu, ma ei tea, tugevdada valvet. Jah. Aga siin on omalt poolt veel seda lisada, et eestlased on rahapesus on Euroopa meistrid, Afganistanile kaotamises on maailmameistrid. Ja tunnevad ennast puusärgis õige hubaselt. See on hea. Ja kahju kohe, et selline rahvas välja sure. Kui seda nalja saab, pärast hakka mõtlema jälle. Tahad praegu nalja saada, vaata taha, mis nad Eestis teevad. Puhe värk. Ei, väga tore, see on tõesti hea, et iga saate lõpus me jõuame selleni, et Euroopa kultuuris on midagi head, et see kultuur on üks pask üldiselt, aga kui süveneda, leiab sealt ikkagi pärleid. Eriti näiteks puusärgis elavad ja oskavad nagu iga võimu all oskavad kuskil Afganistanis kaotada. No see on hea. On. Ja see teeb tuju ajaks ja selle hea tujuga me liigume järgmise saate poole. Kohtumiseni.